Paistab on palju nägusid. Ja peate siis leppima sellega, et moderaator on sama. Kuid tuleb tunnistada, et esimene teema oli huvitav, teine, võib-olla see on siis isiklik huvi, on veel eriti huvitav, sest olles ka tehnoloogiasektoris töötamas ja töötanud, siis ma näen, kuidas tehnoloogiad on tööstust muutmas. Ja see on aeglane protsess, sageli need muutused ei juhtu kiiresti. Bill Gates ütles kunagi, et me ülehindame seda, mis juhtub 2 aastaga ja alahindame seda, mis juhtub 10 aastaga. Ja kas või see Tesla autotööstuse näide, et ta tegelikult on täna reformimas autotööstust ja mõneti küll veidi naljaga, aga üks Ameerika investor ütles, et Tesla on sisuliselt iPad ratastega. Et see võib tunduda naljakas, aga tegelikult see on tõsi, tarkvara on tegelikult selle auto peamine komponent. Ja sellest lähtuvalt on paljud traditsioonilisemad autotootjad hädas. Nii et see on selline kerge sissejuhatus teemasse, aga nüüd küsiksin võib-olla kõigepealt Jaani ja Jüri käest, et kuidas te näete nüüd tööstusega kokku puutudes pidevalt, et milline see täna tehnoloogiate rakendamise osa on, et kas see on selline liiga tühi eufooriline hoog või on seal siiski praktilist rakendatavust ka täna juba? No mina kommenteeriks seda niimoodi, et minu arust täna võib-olla siin saalis, mis ma olen kuulnud, see rõhutatakse võib-olla liiga palju seda tehnoloogia tähtsust tööviljakuse tõstmisel. See tehnoloogia on ikkagi vahend. Meil peab olema kõigepealt, peab olema müük, peab olema turg ja toode. Kui meil on turg olemas, meil on müük, me suudame kirjutada äriplaani, siis tehnoloogia ei ole, ma ei tea ühtegi ettevõtet, kellel on olemas terve äriplaan, mõistlik äriplaan, mida ta suudab tõestada ja ta ei suuda tehnoloogiat finantseerida. On muid tegevusi, mille finantseerimine on keeruline ja kuhu tuleks ettevõtteid hoopis rohkem tõmmata. See on müük, see on tootearendus, see on ka tegelikult IT rakendamine tootmises, sest tarkvaraprogramm, mis maksab sadu tuhandeid eurosid, ei ole midagi, mida liisingifirma toetaks. Aga tehnoloogia, kas me paneme roboti või me paneme täisautomaatse pakkemasina, see on puhas arvutamise ülesanne, mitu inimest ma hoian kokku, kui kiiresti see mulle ära tasub, kui see on 2 aastaga, 3 aastaga, investeering nii palju, seda ei ole vaja üldse toetada, sellega saab ettevõtte täiesti ise hakkama ja selles mõttes minu arust rõhuasetus praegu on natuke vales kohas. Jüri? Ma ei tea, kas ma just nüüd peaksin vastu vaidlema, et rõhuasetus ei ole vales kohas, aga mul on ka selles suhtes suhteliselt vastakaid mõtteid. Ja ma tahaks natuke kaugemalt alustada, et kui siin oli eelmine kord eelmises diskussioonis oli teema, et mis on Eesti rahvuslik ressurss. Ja siis siin, kes arvas, et põlevkivi, kes arvas fosforiit, kes arvas mets. See mind kuidagi pani võpatama, et kas niimoodi mõeldaksegi või et okei, need on jah loodusressursid, aga meie oluline rahvusressurss on ju kaldajoon. Me mäletame, kuidas me seda kasutasime, kuidas me ei kasuta, aga siit tuleks edasi minna. Meie olulisem rahvusressurss on selline miljonine ühtemoodi mõtlev inimkooslus, millest sina rääkisid, et me oleme number 1 Euroopas avaliku sektori uute lahenduste juurutamisel ja see on just sellest, et meil on selline väga hea polügoon või andmebaas. Omal ajal, kui ma pangas töötasin, ma tean väga hästi, kui sa mõtlesid mingise efektse lahenduse välja ja läksid seda, panid selle pangaprogrammiks peale, see läägas ära ja ei seisma. Et ühesõnaga on vaja testida suure hulgaga. Eesti elanike arv tundub olevat just selline sobiv. Nüüd mina arvan, mulle väga meeldis ära Heinzeli esinemine, aga ma arvan, et Ameerika autotööstus mitte kunagi ei võida Saksa autotööstust. Ja nii nagu, ja see on jällegi sellest, et küsimus on rahvuslikes eelistes. Ja kunagi oli Nokia andmetöötlusfirma number 1 maailmas, müüs kõige rohkem mobiiltelefoni ja nii edasi. Ja võttis Apple
ja noh, ilmselt ka korealased nüüd, aga põhimõtteliselt ikkagi Apple võttis selle asja ikkagi üle, sest temal oli rahvuslikku ressurssi rohkem. Ja täpselt samal põhjusel ma räägin ühe sellise loo, mis juhtus minu enesega, ma olen seotud ka raudbetoonpaneelide tootmise ettevõttega Talot ja me otsustasime ka seal kõvasti automatiseerida. Ja seal kogu see küsimus on see, et betoonvormid sellised suured, et saaks korduvkasutavusega vormid, et raudbetoontoodete tehases ei oleks põhiline amet ei oleks puussepp, sest vormid on nagu ühekordseks kasutamiseks, kuna igaüks tahab ju erinevat seina, erineva kujuga akent ja näeme kõik. Ja et kas ei oleks Euroopas sellist tehast või maailmas sellist tehast, kes teeks sellist vormi, mida saaks nagu 3D printerina kasutada, et nagu et tohutu kallis, aga see annaks tohutu efekti. Ja selgus, et kurat, et seda ikkagi ei ole. Ja selle järgi mul tuli meeldiv võimalus minna Mersu tehasesse Sindelfingenisse. Mercedes-Benz on ju maailma juhtiv autotootja ja autotööstus on maailma juhtiv automatiseerimise ala. Ja ma läksin spetsiaalselt seda uurima, et kuidas nüüd automatiseerima, kuidas me saaksime oma Talotit automaatse, kuidas me saaksime automaat selle vormi ehk 3D printeri taolise sinna. Ja nemad vaatasid mulle seal suure silmaga otsa, selles S-klassi Mersude tootmisliini, et teate, et meil on 13% koosteliinile operatsioone automatiseeritud ja me rohkem ei taha. Läheb liiga kalliks, nagu sa rääkisid, et see on kõik arvutamise küsimus. Et automaadid teevad kõike palju kiiremini, palju täpsemalt, kõik nii edasi, aga nende seadistamine on kohutavalt konarlik. Et kuhu me tahame jõuda. Ja nüüd mina arvan seda, et miks Saksamaal on loomulik eelis Ameerika ees, on sellepärast, et Saksamaa on alati olnud Euroopa tehased süda keskel tehniliselt väga täiuslik peenmehaanika ja kui sinna lisada see, et sa pead seda peenmehaanikat juhtima, siis intellektuaalne, kõik see smart pool on teisejärguline ja tähtis on ikkagi see mehaanikaoskus, sellepärast ma arvan, et Mersu ei võida kunagi Teslat. Viljar, kuidas sa näed seda võib-olla riigi tasemelt, et no kõigepealt on see, et me peame eristama kahte asja. Mille jaoks me kasutame digitaliseerimist ja automatiseerimist? Üks eesmärk on see, et me üritame efektiivseks muuta oma kulubaasi ja teine on see, et me tegelikult tegeleme tootarandusega ja hea on, kui need tegelikult on sünergias. Aga tegelikult, kui tohib, ma küsiksin ühe küsimuse publikumilt, et palun kõik, kes töötavad tööstuses, tõsta käsi. Nii, nüüd kõik need, hoidke käsi üleval, palun. Ja nüüd kõik need, kes arvavad, et digitaliseerimisega te saate olulise säästueelise, jätke käsi ülesse. No ütleme, pooled käed kukkusid. Miks ma seda küsin? On see, et riigi seekord me näeme seda, et kui me räägime oma kahe tänase edulooga, üks on IT-sektor ja teine on idufirmad. Ja kui võtame kolmanda, meie tuleviku eduloo ehk tööstuse, siis IT ja idufirmad ütlevad, et meie aitaks küll, aga tööstus ei tunne huvi. Ja see oligi, ma tahtsin teada, et kas me saame nagu valesti aru, kas turg annab meile valet signaali. Praegu ütleme, kuna pooled käed kukkusid, siis võib-olla tõesti on see koht, kus tegelikult abi ei ole vaja. Aga no see on nagu see, et kui te arvate, et seda abi on vaja, siis riik aitab niimoodi, et lihtsuselt mõttes paneks tööstuse, IT ja idufirmad kõike ühte patta, ühte ruumi ja siis äkki saame ka probleemidele lahendus. Kui me teeme nagu seda, või kui me teeme nagu sellist digitaliseerimise pärast, siis selle tulemus on nagu see Monty Pythoni sketš, kus haiglasse osteti masin, mis tegi ping. Kõigil oli vahvad olla, külalised käisid haiglas, kõigile näidati masinat, mis tegi ping, aga mis ta täpselt tegi, sellest keegi aru ei saanud. Ja kui tegelikult, kui pooled käed kukkusid, siis järelikult arvutused on näidanud, et kas on veel vara või ei ole nähtud seda toodet, mis seda tulemust annab, et see asi iseenda pärast ei ole nagu midagi väärt. Siin ma võib-olla oponeeriks Jaanile, et kas siin on, ütleme, riigiseisukohalt mina loomulikult ei tea, kuidas selgelt nagu tootmine käib, et saada seda palju paremini. Aga kas see võib olla ka klassikaline selline siloefekt? Et
ongi, et idufirma näeb nagu tootarunduse võimalus, klassikaline tööstusettevõte seda ei näe ja kui nad kokku panna, siis võib-olla on mingi sünergia võimalik. Ei, mina seda küll ei usu. Et ma ikkagi arvan, et vaadake, asi tuleb võtta nagu selles, ütleme, kui jagada nagu uus majandus ja vana majandus nii-öelda nagu klassikaline on. Et selle uue majandusega, sellega on okei, see töötab iseenesest ja sellepärast ongi Eesti väga suur edulugu see, et kui midagi reaalselt teha vaja ei ole, kui sisuliselt see uus aeg peab ainult mingit infot vahetama, aga kui nüüd peab mingi mehaalilise liigutuse tegema, mingi konkreetselt käega katsutava asja valmis tegema, siis selleks jääb selleks jääb nagu Eestil kindlasti igasugust mahtu väheks ja sellepärast ka Eestis see ei arene, aga see peab olema vastav keskkond. Ma ütlen, et jaa, meil on ka meie betoonivabrikus, meie lauavabrikus, meil on igasuguseid väga huvitavaid lahendusi ja tuleb neid aastas 10. Aga need on täpselt sellised, et mida siin pildilgi näidati, et see Internet of Things ja see, et sa hakkad juba üks ettevõte suudab tulla nagu teise ettevõtte andmebaasi, vaatab teise ettevõtte laoseisu näiteks, aga seal kuskil maal on ikkagi see, kuidas mul oli kunagi ma töötasin ju selles Eesti väga lubavas sektoris transiidiäris ja ma üldse arvan, et mul on igasuguseid vandenõuteooriaid, ma üldse arvan, et see transiidiäri kadumine oli lihtsalt põhjustab õudselt palju niisugust oigamist majandusnäitajate halvenemise üle, kuidas ettevõtete kasumid kaovad ja kõik. Transiidiäris olid tohutud kasumid, see on Vene kaupa laadida Tallinnas laeval viia läände, eriti naftasaadused, aga ka igasugust muud kaupa. Ja mul olid mitmesugused Vene äripartnerid, kes ütlesid, nad ei usu mitte kunagi, mitte ühtegi sellist äri, kus 80% siin teenitud kasumist ei rända mingid varjatud teed mööda venelastele tagasi. Ja nüüd ma arvan, et just täna lugesime lehest, et transiidijärg on nüüd päris lõpp. Ja nüüd meil on asemel sellised suurepärased ettevõtted nagu TransferWise, nagu Estonian Cell, kes tegelikult näitavad tohutut miinust ja nüüd statistikud oigavad, et meie kasumid on kõik sisse kukkunud. Ei, nii see tegelikult ei ole. Aga ma tahaks ikkagi, ma ei taha öelda, et ei jääks mulje, et Eesti või minul kui töösturil on tunne, et digitaliseerimist, automatiseerimist ei ole üldse vaja. Ei, see lihtsalt peab tulema väga loomuliku protsessi käigus, mitte kampaania korras. Kui ma võrdlen oma tootmisliini 20 aastat tagasi, mis oli lihtne liin, palju inimesi, siis täna on vähe inimesi ja on palju masinaid, täisautomaatne pakkimisliinid, robotid, see kõik on tulnud. Andurid, mis loevad ise mahutites tooraine hulka ja saadavad sõnumi tarnijale, et on vaja uus saata. See kõik on tulnud oma loomuliku protsessi teel ja sellisesse või ütleme siis digitaliseerimisse, me kasutame seda sõna siin, ei vaja tööstur abi. Ta suudab selle ise ära arvutada ja talle ise endale pakutakse. Kus on nõrk koht, on tegelikult siis nii-öelda ERBi kasutamine ehk siis majandustarkvara kasutamine, mis seoks kõik ettevõtte protsessid ühte programmi, mis annab kiire võimaluse analüüsiks, tootmisplaneerimine. See on see osa, kus tegelikult, ütleme, kui üks ettevõte hakkab kasvama, kasvab, on alustanud lihtsalt peale ühel hetkel, teeb Exceli tabelites peab ladus, hinda teeb tootmisplaani, ühel hetkel kasvab see asi talle üle pea ja kui tal on see hetk kätte jõudnud, et ta peab tootmistarkvarasse investeerima, siis see on tema jaoks päris suur investeering ja suur risk. Ja me tegime ise selle investeeringu omal ajal ja ma võin takka järgi öelda, et see oli selline hüppe täiesti tundmatus kohas. Tagant järgi ma tean, et me ei saanud üldse aru, kuhu me hüppame ja millega me tegelema hakkame. Alates sellest, kui me otsisime omale tarkvara tarnijat, valisime programmi, kuidas toimus juurutamine, meil läks jube hästi, meil õnnestus see kõik, aga see oleks võinud ka kõik väga halvasti minna ja kogu ettevõtte tegelikult pea peale keerata. Ja see on see koht, kus tegelikult täna Eesti tööstusettevõtetele tuge ei pakuta EAS-i jaoks, see ei ole abikõlbulik ja siin ei ole ainult vaja mingeid toetamisprogramme, siin on ka tugifunktsioone, kes tegelikult selgitavad
sest tööstusele, mida ta tegelikult ostab, kui tööstusettevõte läheb tarkvara ostma endale, tööstustootmistarkvara, siis ta tegelikult läheb valdkonda, kus ta ei saa aru, mis keelt peab rääkima, sest seal räägitakse täiesti teist keelt, teised mõisted ja seal on kohe tekkima, sest tarkvaraettevõtte eesmärk on müüa võimalikult väikese vaevaga võimalikult kallist tarkvara ja ettevõtja eesmärk on täiesti vastupidine, ta tahab võimalikult väikese raha eest võimalikult palju tarkvara saada ja siia vahele need sellised konsultatsiooni siis lõigud, mis tuleb ära katta, et see on nagu väga suur nagu riskikoht ja see on minu arust on katmata. Kas võib-olla on isegi niimoodi, et palju on räägitud sellest, et teaduse ja ettevõtluse koostöö, et justkui räägitakse, nagu Jaan ka ütles, et eri keelt, et kas ei ole mitte idufirmade ja tehnoloogiaettevõtete ja siis ütleme tööstuse vahel natuke sama probleem, et see maailmad on erinevad ja keel, mida räägitakse, on erinev ja seda tõlkijat või seda silda ei ole vahel. Et kas see võib olla see, mis nagu tekitaks sellise uue võib-olla, nagu Jüri ka viitas, et Mercedes täna ei saa neid, rakendamises on võib-olla kohati probleem, et see on kallis. Kindlasti on olemas maailmas tehnoloogiaid ja nippe, mida kasutatakse hoopis teises valdkonnas ja mida me võiks nagu kasutada, aga me ei ole veel selleni jõudnud, mis on jällegi protsessi osa. Aga ma võib-olla kommenteeriks seda, et loomulikult esiteks ma pigem ka sinnapoole, et riik ei ütle, mida teha vaja, vaid riigile öeldakse, mida teha vaja on. Aga ma arvan, et riik võib olla abiline ja ma tooksin võib-olla ühe näite, et see, mis Jüri ütles, on juba väga õige, et Eesti probleem on meie väiksus ja tihti need ettevõtted nii väiksed, et puutub suutelikkus. Võib-olla Grimelto on meil suur ja edukas ettevõte, saab ka üksi paljud asjad ära tehtud. Aga eelmine nädal olime suhteliselt suure delegatsiooniga, olime Singapuris. Avalisime selle EAS esinduse ja proovisime aidata Eesti ettevõtetele jalga nagu maha saada. Selle visiidi käigus me kohtusime ka väga paljude erinevate riigiametitega ja Kristjan teab väga hästi Singapuri näidet, et kindlasti üks väga efektiivselt toimiv riik, eriti ka majanduspoliitika edendamisel ja nende süda või selline aju, mitte süda, on see EDB, Economic Development Board ja me rääkisime sellest samast digitaliseerimisest ja üks asi, mis ma sealt nagu kõrva taha panin, võib-olla on see, kus me peaksime või saame õppida, me üritame rohkem aru saada, on see, mida nemad teevad riigi abiga, on, ma ei tea, kus see eesti keeles on, aga on pooling demand. Nad võtavadki väiksemate ettevõtete vajadused, mis puudutab olla siis mingi digitaliseerimine ja üritavad kõik kokku panna, et siis muutuda piisavalt huvitavaks suurtele, on see ABB, Ericsson ja edasi. Et eraldi nad ei olegi. Aga nad toovad kõik selle nõudluse kokku ja sellega kasvab piisavalt huvitavaks ja sellega saab ka jagada kulusid. Et no võib-olla on see üks viis, mida meie peaks ka Eestis kopeerima nagu riikidelt, kes on seda edukalt teinud. Ja kindlasti ma arvan, et see igasugused ühinemised ja ülevõtmised on väga, väga tõsine teema siin tulevikus ja see on üks asi, mis viib kindlasti edasi majandust ja kogu seda jõukuse järgi. Võib-olla see on vähe tähelepanu saanud, aga see on niisugune, teate, egode võitlus ja kõik nagu see ühinemise värk on, et seda tuleb, seda keegi muidu ette ei võta, kui surmahirmu ei ole või mingid muud võimalust ei ole. Mul tuli siit selle järgi nüüd ka üks mõte, et tegelikult millele Jaan viitas, ehk ka lisaks tehnoloogia arendamisele see müügi olulisus, et Aceri asutaja joonistas kunagi selle smiling curve'i, mis näitas, et suurem osa toote lisandväärtusest tehakse siis toote arendamisega ehk see R&D ja siis selle müügiga. Ja see keskel see kokkupanemine on juba kohati nagu tehnika küsimus, et nüüd kui mõelda korraks Eesti aspekti, et me oleme Soomest näiteks keskmiselt lisandväärtusest maas, muu Lääne-Euroopaga ka, et mis võiks olla see hüppekoht meile, mis selle järgmise taseme tooks? Et on ta siis, ta ei pea olemata ilmimata üks või teine, et kas siis see müük või arendus, aga kus te näete täna seda? No kui Eesti bussijuht läheb Soome ja töötab tund aega, siis ta on kohe 3 korda efektiivsem, eks ole. Et selles mõttes see efektiivsuse kasutamine selles kontekstis ongi nagu väga spekulatiivne ja kuidas me muutume efektiivsemaks ongi, et need PKC-d pakivad oma asjad kokku ja need inimesed lähevad tööle, kus tegelikult makstakse juba kõrgemalt palka ja ongi rohkem lisaväärtust. Et nüüd olemasoleva baasil, et kindlasti meil on praegu hulk ettevõtteid, mis täna ei saagi nagu enam efektiivsust tõsta ja on hulk ettevõtteid, mis on juba kindlasti sellel tasemel, millega me võrdleme seda sama Euroopa
keskmist või veelgi enam. Et see on kindlasti loomulik osa protsessist või osa loomulikust protsessist, aga ma nagu natukene siia taustaks juurde ütleks, et ma ei arva, et meil on nagu väga väiksed ettevõtted ja et meil ei olegi ettevõtted ja meil ei olegi mastaape ja võib-olla me olemegi nagu ise ka nagu mõtleme nagu liiga väikselt ja noh, tõesti, ja ka see, kuhu me oma abisid ettevõtlustoetusi suuname, on väga palju suunatud väikeettevõtlusele ja sellest räägitakse üksjagu, aga Eestis 7% ettevõtetest annab 92% kogu Eesti maksutulust. Samas EAS ei pea abikõlbulikuks juba Eesti mõttes keskmise suurusega ettevõtteid, sest et teil on käive liiga suur, te maksate dividendi, te olete kasumlikud. Ja minu arust on see nagu vale, sest seda kasumit ettevõtete kuidagi siis teda motiveeridma mitte maksma välja omanikele dividendideks, vaid suunata seda hoopis tootearendusse, müügiedendusse. Kui EAS annab 40% näiteks, ütlen suvalise näite, et kui te panete müüki täiendava miljoni või pool miljonit, siis me toetame 40%-ga, siis selle ettevõtte omanik juba mõtleb, et äkki ei võtaks kasumikku välja, äkki paneks nagu müüki, äkki võtaks mingid turud veel suuremalt ette ja oleks palju ja tootearendusega täpselt sama lugu, et võtaks palju julgemalt, agressiivsemalt ette ja selle pealt juba, kui me oma seda 7% ettevõtetest, mis annab 92% maksutulust, suudaks tõsta näiteks 8% peale, siis see oleks majandusele tervikuna väga palju suurem efekt, kui me toetame kogu seda ülejäänud kihti, mis on ka oluline ja see on kasvulava. Aga me oleme minu arust nagu võtnud liiga, et meil on juba suured, keda ei olegi vaja aidata. Kes maailma mõistes on väga väiksed. Kes maailma mõistes on väiksed või keskmikud ja kust tegelikult tuleks efekt? Ma tegelikult tahaks natuke kahtlust avaldada selles 7%, mis 92% maksutulust. See oleneb, kuidas seda arvestada. Tead, minu meelest see, kogu see maksusüsteem ongi nii, et ühed ettevõtted korjavad makse kokku, näiteks jaekauplus, Prismad, Selverid. Et võib-olla ma ei tea, kas tõesti... Ei, see on kogu maksutulu ettevõtlused. Mul on väga konkreetsed numbrid. Seda küll, et kust see riigieelarvesse laekub, seda ma usun küll, aga ma seda küll juhusel, et 7% ettevõtteid maksutulu annab 92%. Nii on. Ma võib-olla kommenteeriks nii palju, et kõigepealt see, mis puudutab seda Kristjani küsimust, et kus võiks tulla see järgmine arenguhüpe. Loomulikult on niimoodi, et ma jälle siin testin seda ja ütlen, et see kuhjumine või nutika spetsialiseerumist on selline väljendab nagu kuhjumine. Ja mis sellel nagu mõeldakse, ongi see, mis on, et edaspidi saab Eesti müüa ainult tegelikult oskusi, nagu iga teine arenenud riik. Ja selleks, et oskusi nagu müüa, tekiks selline piisav kriitiline mass või turg, sul on vaja ikka absoluutarvus ka piisavat hulka inimest. Minu selle all nagu silmas peale, et kui me räägime müügist, ka rahvusvahelises mõttes, Elik, et kui riigi seisukohal me üritame tuua siia Eesti kohalikele ettevõtetele konkurentsi juurde, ehk me tahame välisinvesteeringuid, siis IT-sektor, võtame IT-sektori ühe Eesti eduloo. Kui näiteks praegu me üritame siia tuua välismaist IT-ettevõtet, näiteks 400 töötajaga. 400 töötajat on väga palju Eesti mõistes. Lühiajalises perspektiivis on sellel ettevõttel võimalus siiski turult inimesed saada. Ta lihtsalt ostab nad üle. Ja siis tuleb vaadata see, et ütleme, haridussüsteem piisavalt toodaks neid inimesi peale, et siis need ekspertid hulgaks veelgi laiemaks. Aga ütleme mingit teises sektoris. Ma ei tea, oleme see mingi suvaline. Meil ei ole võib-olla võtta isegi 400 eksperti kohe praegu. Isegi üle ei ole võimalik osta. Ja selleks on vaja tekitada need sektorid, kus meil on piisavalt seda oskust ja tänu sellele, kui hakkame üle ostma, IT-sektoris on ka, palgasurve tuleb ja see loomulikult sunnib tegema targemaid asju ja mingil määral see aitab kindlasti produktiivsuse kasvule kaasa ja lisandväärtuse kasvule. Et see on kindlasti see element, kus meie nagu näeme, et ta võiks minna, et selline valikute tegemine on kindlasti võtmekoht. Aga kui sul on näiteks vaja mingile turule müügimeest värvata, siis ei ole seda mõtet üldse Eestisse tuua, vaid see tuleks värvata sealt turult ja meil ei ole üldse küsimust, mis tähendaks selle inimese immigratsioon või midagi, las ta on seal, ta töötab, aga see oleks palju efektiivsem. Müügi koha pealt on kindlasti see, et olen ise õnneks või kahjuks piiri taga ka piisavalt palju pidanud Eestit müüma, et tõesti see, et see müük ei ole kerge ja agressiivsus peaks olema,
ja õnneks on Eesti ettevõtjad ka ikka oluliselt rohkem kasutamas välisekspertabi, sest turul tuleb olla, et no selline klassikaline näide, kus me selline nüüd peaaegu kõlab nagu kriitika, et põhjamaine selline pragmaatiline suhtumine, et ma saadan oma hinnakirja koos tootenäidisega, inimene lihtsalt vaatab ka pragmaatiliselt peale, et jah, hind sobib, toode ka sobib, ma ostan, siis enamikus maailmas see nii ei käi, aga õnneks nagu ettevõtjad on muutunud väga agressiivseks ja ka eelmine nädal Singapuris nägema, kuidas lähevad ja võtavad hõlmast kinni ja teevad aktiivset müüki. See müük on kindlasti oluline ja meil on kultuuriliselt see kuidagi raske, et oli isegi üks ütlus, et Eesti parimad müügimehed lähevad juba esmaspäeval varahommikul kontorisse ja hakkavad agressiivselt kõnet ootama. Et see nagu peegeldab meie vahest mentaliteeti, aga te, Jaan, olete ka välisturgudel läinud krimeelte toodetega, et kui keeruline see on või kasutate siis välisabi või on siis selle pigem see müük takistus või see tootearendus? No eks ressurss on alati piiratud, ükskõik kui palju sul on müügimehi ja kui head tooted sul on, et kokkuvõttes on alati mingisugune piirang ees, aga jah, meil on see õnnestunud päris hästi. Ja Eesti müügimeestega. Siis on võimalik järelikult. Nüüd korraks tulles veel selle tehnoloogia juurde tagasi, et mul jällegi, et me võib-olla kohati alahindame seda muutuse kiirust või loodame nagu rutem seda saada, kui see juhtub. Ja üks ütlus tuleviku kohta oli see, et tuleviku tehases on tööl 2 isendit, on mees ja koer, et mees selleks, et koerale süüa anda ja koer selleks, et meest masinatest eemale hoida. Et kui võtame 10 aastat, et kuidas teil tunne on, et kui tõsiselt see tööstus nüüd muutub, ma räägin just selliselt, et kogu nende nii protsesside kui ka nagu toodete valmistamiseks kasutatud tehnoloogiate, on need siis materjalid või energia abil? Ei ole lihtne küsimus, aga... No mina arvan, et on palju tootmisi, ütleme kas või leivatööstus, millest ma väga vähe tean, aga ma kujutan ette, et sealt välja peab ikkagi leib tulema ja inimene peab ikka masina käima panema, et ega seal väga palju tõenäoliselt midagi leiutada ei saa, kuigi ma räägin asjast, millest ta mitte midagi ei tea ja tõenäoliselt niisama ka minu enda valdkonnas, et kuskilt maalt lihtsalt ei ole enam võimalik, ei ole mõistlik edasi minna. Aga ma arvan, et kogu struktuur, et tööstuse struktuur Eestis on 10 aasta pärast tõenäoliselt muutunud üksjagu selle sama asja pärast, et see Eesti bussijuht ühel hetkel hakkab ka saama sama palju palka kui see Soome bussijuht ja see tähendab, et ka Eesti bussisõitja peab maksma 3 korda rohkem bussipileti eest, kuigi Tallinnas on see tasuta küll, aga ütleme, bussijuht kui metafoor, eks ole, siis see tähendab, et kogu palgatase, kõik läheb 3 korda kallimaks ja teatud tööstusharud ei saa enam toimida. Jüri, kuidas sa näed seda? No, ega mul väga kindlat seisukohta ei ole, aga ma tegelikult arvan, et ma pooldan niisugust evolutsiooni ja revolutsiooni teooriat, et on mingi kiire arenguperiood ja siis jälle see areng kuidagi nagu hangub või klaarub, jääb nagu mitmeks ajaks paigale. Ma tegelikult arvan, et nüüd lihtsalt isiklik arvamus, et me praegu oleme, tööstuse parimatel juhtudel oleme juba selle nii-öelda arengu läbinud, et ma tooksin niisuguse näite, et kui ma töötasin pangas aastatel 1991 kuni 2000, kui 91 kuni 97 või 8 oli umbes iga aasta ostetud PC või lauaarvuti oli järgmisel aastal juba vana mudel, siis kusagil 2000 aasta algusest on siiamaale mul laua peal, ei ole mitte midagi vahepeal muutunud. Et see aeg, see kiire personaalarvuti kiire areng oli 90ndatel aastatel, hädapärast 2001. aastal. Ja niimoodi ma arvan, et siin nende igasuguste imeliste tehnoloogiatega on ka niimoodi, et nad ükskord saavad jällegi otsa ja nagu otsivad nii-öelda uut taset. Et ma olen nagu püüdnud ka jällegi oma selle raudbetoontoodete vabriki juurde tagasi tulla, et seal on see tulles, et jah, et me mõtlesime ka, et vaadake, Eestis 2020 ei tohi enam ehitada üle nullenergia maju, suuri maju, eramaju tohib ehitada, aga suuri maju, kortermaju ja kontorihooned ei tohi.
mõtled ka, et me raudbetoonpaneelid on ju põhilised suurte majade ehitamise nii-öelda põhiline koostisosa, et nüüd oleks vaja mingisuguseid, ma ei tea, kas kruviauke teha, kuhu saaks päikesepaneelid panna või üldse mingit päikesepaneeli sinna sisse kuidagi konstrueerida, betoneerida, valmistada ette, mingi juhtmeid panna midagi. Turg ei nõua, tee, mis sa tahad, ei nõua, ma ei tea, mingid teised lahendused ilmselt tulevad. Et see on võib-olla vara, et nagu Maanteeamet ütles, et nad näevad, et sensorid lähevad teedesse järjest rohkem, aga ei tea, millised siis viskavad mingitesse kohtadesse peoga, et ühed neist ikka tulevikus on, et see on võib-olla vara ka mingiteks asjadeks. Aga selle võib-olla nii teede kui selle näite juurest, mulle on ka meeldinud see mõte, mida Jüri enne mainis, see 1 miljon inimest ja testplatvorm. Et kas tööstuse puhul me saaks nagu mõelda ka sellises võtmes, et Eesti kui testplatvorm, selline väike turg ja just võib-olla see e-riigi näide ka, mille ümber saame ehitada lahendusi efektiivsemalt. Võib-olla ma seoks selle sinu eelmise küsimuse ka, et mida me saaksime teha. Ma küll võib-olla lihtsustan, aga võtta sama e-valitsus. Samane, mis ma nimetasin Euroopa Liidu raport, Eesti number 1. Number 1 tähendab seda, et meil ei ole mingit võimalust kedagi kopeerida. Nagu oleme ise innovaatilised, et olla edasi number 1. Selles, kus mis ettevõtjaid, me oleme 23. Nii et siis, kas lihtne viis ei ole see, et jõuda kas või 10. Lihtsalt kopeerime teisi ja teeme seda hästi. Et me peagi olema innovaatilised. Lihtsalt me teeme need, mis juba teised teinud on ja rakendame selle ja see annab meile juba piisav arenguhüppe, vähemalt esialgu. Mul on jälle niisugune alu, võib-olla, et ma suudan seda paremini selgitada mingi nagu teise näite põhjal, et nad oleks selle Eesti rahvuslik ressurss kui kaldajoon. Et kogu maailm, üldiselt maailma infrastruktuur, kui nüüd austerlased ka pahandagu, on ikkagi merede ääres. Seal on väga suur osa sellest. Ja jälle ma ütleks, et ei ole siin Wienerbergi tehast, ei oleks seda, ega ei oleks Estonian Celli siin, kui meil ei oleks siit paari kilomeetri kaugusel meri. Ja natuke sama lugu on sellega ka, et sa ikkagi niisuguste suurtele tööstustele, see on ikkagi kontsentratsioon inimestest, mida Eestis praegu nähtavast tulevikus ei ole. See on kontsentratsioon just nagu mehaanikaoskustest, see on just eriline, et see asi ise ka oleks, ma ütlen keemia, need on kõik ikka toetavad seal. Ja seda ei ole Eestis, sinna pole mõtet püüelda, ehk nagu kala tuleb püüda seal, kus kala on, et seal, kus kala ei ole, seal ei ole vaja kala püüda. Ja mina arvan, et meie need loodusressursid on need, mis on Eesti tuleviku helged päevad, sealhulgas loomulikult puit ja savi ja ma tahtsin öelda, et tõenäoliselt selliseid uusi normaalsusi tekib veel, et see, et igalühel on täna taskus mobiiltelefon, mis kell 15 aastat tagasi oli nagu täiesti ulme, meil oli ettevõtte peale üks mobiiltelefon ja kopeerimismasin, mida ettevõtte muidu kasvas, ikka on üks sama, eks ole. Täna on iseenesest mõistetav, müügimees tuleb tööle, on ju arvuti, telefon, et ei kujutagi ette, ja täna enam ei analüüsigi seda, et palju meil nagu vaja oleks, et kas tõesti peab igal müügimehel oma arvuti olema ja need on asjad, mis tulevad täna nagu täiesti iseenesest mõistetavalt ja siis sakslaste pärast on meil veel endiselt faks ka veel kontoris. Mitte austerlaste. Aga Viljar, kuidas sa näed seda platvormi mõtet? Iseenesest ju tegelikult vähemalt mujal maailmas räägime sellest, et mis on nagu Eesti IT-töö salvadus. Ongi see, et meil on head naabrid. Et oli Nokia, oli Ericsson, tulid, võtsime koduturuna ja hakkasid siin nagu juurutama siis tehnoloogiaid, mida kindlasti koduturg võtab omaks. Ja sealt tuli siis meie selline vastuvõtlikus uute tehnoloogiatele, ma arvan, et me peame tõesti ära kasutama, see võiks olla meie konkurentsieelis. Samamoodi näiteks nagu e-valitsus. Et vähemalt seda küll tõesti see maailmas müüb hästi, et kui 99 e-valitsuse ellu kutsutud, siis te kõik mäletate, et tegelikult nõudlus puudus sellele. See oli väga pakkumispoolne lähenemine. Öeldi, et teeme ära, nõudlus tuli järgi ja nüüd on see nõudlus väga tugev, tahetakse rohkem. Ja ma arvan, selle kõrge nõudluse harjal ma võiks sõita küll seda pakkuda. Olu kas või see samane Mitsubishi Corporationiga, mis me tegime, et see üleriigiline elektriautode laadimise võrgustik. Ma leian, et samas me ei ole suutnud seda potentsiaali võib-olla piisavalt ära kasutada. Et see võrgustik on, aga see ekstra on nagu puudu jääb. Et siin on muidugi meid, ütleme, erasektori ja avaliku sektori hea koostöö väga vajalik. Ma arvan, et see on hea näide, et tegelikult seal me kasutasime ära ka seda turu väiksust, et me saime kiiresti
mingi lahenduse välja lükata ja Mitsubishi oli valmis seda koos tegema. Jällegi see on kindlasti meie tööstus, aga siiski hea test, et kas tööstuse ümber võiks sarnaseid teste olla, kus me suudame mingit uut lahendust väikse turuna proovida? No üks näide, mis mul tuleb meelde, et tegelikult veel 4 aastat tagasi me rääkisime uue serveri ostmisest. Täna me räägime ikkagi ainult pilveteenusest. Et kogu grupi, kõikide tütarfirmade, tootmisettevõtete, kogu see baas on pilves. Näiteks? Just, aga see pilve arendamiskeskus ei ole Eestist. Kogu see mõte ei pärine Eestist. Ja server ka ei olnud Eestist. Ja loogiline. See on nagu suurte ühiskondade pärusmaa ikkagi tahest tahtmata. No siin ma nii palju võib-olla, et provokatsiooniks vaidleks vastu, et alati kui võtta ette see, kuidas X-tee välja näeb, see on 99 loodud. Kui selle peale vaatad, tegelikult see on pilv. See tuli ennem, kui loodi pilv. Nii et meil on innovaatilist juba. Nüüd küsimus, kuidas seda rakendada? Ei, no jah, see tegelikult tõestab seda väidet ainult, et selline mõttelend võib ja mingi väike alge võib sealt tulla, aga seda asja nagu suureks viia. Täpselt see on sama, see on nagu Nokia. Nokia oli liiga väike ühiskond, et saaks nagu globaalseks lahenduseks. Ei, no see on võib-olla see, et mis Jaan ütles, et müügioskus. Äärmiselt oluline jälle. Me ju selle Skype'i najal kasutame siiamaani. Ja alati on selline näide, kahjuks tuleb tuua Euroopas või maailmas, et 3 eestlast kirjutas programmi. Oli vaja taanlast ja rootslastelt aru saada, kui hea idee on. Nemad said miljardärideks, meie poiss said miljonärideks. See ongi vahe. Okei, väga hea. Ma arvan, et meil on aega ka võtta mõned küsimused saalist, et siin on kohe hea võimalus otse paneelist küsida. Kas on küsimusi? Nii, ootame käsi või on kell juba nii palju, et on kõik küsimused küsitud. Jah. Et ma arvan, et siis me võimegi paneelile praegu joone alla tõmmata. Ma arvan, et siin me saime täna vaadatud 2 väga huvitavat paneeli, et teeme siis aplausi osalejatele. Täname härra Puusagi, taaskord härra Lubi ja härra Mõisa paneelis osalemise eest. Aga enne kui me Kristjan Lepiku lavalt ära lubame, et Kristjan, kas sa oleksid valmis võtma kokku, mis on siis meie tänaste ettekandjate ja paneelis osaliste arvates tööstuse sidurid ja pidurid, mis oli meie konverentsi pealkiri? Ma arvan, et meil oligi sellist diskussiooni mõlemas paneelis, mida ma arvan, et Eestis võiks olla rohkem ja mitte seda nii-öelda üldisel tasemel, mis Eestil peaks teistmoodi olema, vaid väga konkreetselt tööstuse fookusega. Ja kui esimeses paneelis vaatasime ka rohkem sellist majanduse võib-olla laiemat väljakutset tööstuse võtmes, siis ma arvan, et sealt tuli 2 head mõtet ja tegelikult võib öelda, et nad on ka konkreetselt rakendatavad. Et kui me rääkisime sellest riigiettevõtetest, siis oluline komponent, et mida Robert Kitt pakkus, et miks mitte viia nad täna aruandluse mõttes börsisüsteemi, et avalike ettevõtetega sarnaselt börsiettevõtetega. Ja see tooks hoopis teise järelvaatamismehhanismi juurde sinna. Et isegi kui osalusi ei taheta müüa, siis see võiks olla üks oluline punkt. Teine, ma arvan, esimese paneeli oluline argument on see, et me peame nagu väga mõtlema, kuidas olla välisinvestorite jaoks atraktiivsed ja mitte ainult siis need, kes võiksime uusi tuua, vaid need, kes ka täna siin on. Ja see on see teema, mida me ka rääkisime mitmes aspektis energiaturuga just seoses. Ja jällegi, et seal me ei saa võib-olla olla kõigest tublid, vaid mingites punktides on see meie ressurss, puit, toit, põlevkivi ja rannajoon või siis kuidas me seda iganes defineerime, aga me peaksime oma väärtuspakkumisega minema hästi konkreetselt väljapoole seda ka pakkuma. Ja ma arvan, et teises paneelis tuli meil välja see, et me Eesti kui tööstuse aspektist peame väga mõtlema, kuidas astuda järgmine samm, et lisandväärtuses kõrgemale see saab tulla läbi müügi
või siis läbi toote arendamise ja need on mõlemad üsna kallid ja keerukad protsessid, aga muidu me paremaks ja rahvusvahelisemaks ei saa. Nii et ma arvan, et sellega saame tänase arutelu kokku võtta ja ma tänan kõiki kuulajaid ja mina sain igatahes paneelidest huvitavaid mõtteid ja kogu muudest ettekannetest ka, loodetavasti teiegi. Täname Kristjanit. Anna kingitust.